Meil on hädasti vaja lihtsalt lisaruumid, sest praegu meie ladu on täis. Me jagame Euroopa Liidu toiduabi ja siis tuli väga palju alused tuli sisse. Aga me peame lihtsalt ka oma igapäevane töö teha. Ja siis kõik seda toit lihtsalt ei mahu meie laos praegu. Ja sellepärast just seda, need lisaruumid, need liparuumid on väga teretulnud. Nad on kohe meie oma ladu, kohe kõrval ja see on väga hea, kui me saame seda kasutada. Ma olen väga tänulik, et linn annab meile need ruumid. Vabatahtlikutega on kõik okei, aga muidugi olukord muutub kiiresti. Võib-olla, mis täna on okei, võib-olla järgmine nädal on juba jälle lisavajadus, aga praegu see on kõik okei. Sellepärast me proovime kasutada need samad vabatahtlikud nii palju kui võimalik, siis me saame vältida need riskid, et kui võõras inimesed tulevad sisse. See on lihtsalt riskantsem, kui kasutada kogu aeg need samad inimesed. Me jagame praegu, oma laevas on kõik okei, seal me kasutame oma, ütleme, püsivabatahtlikud, aga me jagame seda toit ka laiali üle Tallinn. Need on sügavkülmutatud supid, aga Euroopa Liidu toiduabi pakid. Kui inimene on riskigrupis, kui ta on vana või haige, siis ise ei saa see paki järgi tulla. Ja siis meil on ka võimalus, et seda koju vedada. Ja muidugi selle jaoks meil on vabatahtlikud vaja, aga paistab, et praegu meil on piisavalt vabatahtlikud, kes teevad seda. Ta saab raha saada, siis selle raha eest me ostame toit. Läbi ma armastan aidata ja läbi meie annetustelefoninumbrid ja läbi meie pangaarve number, mis te leiate meie koduleht toidupank.ee. Ja inimesed saavad läbi Barbora ja e-Coop need toidutellimisplatvormid tellida toidupangale ja see jõuab otsa meie laos ja see on väga suur abi ka. Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel istungil linnapoe kinni panna. Linnapoe ruumid Punasel tänaval lähevad toidupanga kasutusse. Aasta lõpuni kasutab toidupank need ruumid tasuta, makstes kommunaalkulusid. Ning praegune eriolukord näitab, et abivajajate hulk kasvab ja kahjuks kasvab ka nende perede hulk, kus üks vanem või mõlemad vanemad jäävad osaliselt või täielikult ilma tööta, sissetulek kahaneb ja suureneb ka toidupanka klientide arv. Ja praegusel eriolukorral otsustas linn suunata siis oma abi nendele inimestele, kellel on vaja toiduabi just. Et linnapoel on olnud oma koht ja omal ajal on see loodud selleks, et abistada inimesi, luues ütleme kaubakettidest madalamaid hindu. Aga praegu on olukord selline, et inimestel on vaja abistada reaalset toiduabi pakkidega. Sellega ka tegeleb toidupank, see on usaldusväärne, pikaajaline linnapartner ja nad saavad siis kasutada neid linnapoe ruume kohe, kui see on võimalik. Linnapood on lahti selle nädala lõpuni. Linna eelarve kokkuhoid oleks linnapoe sulgemisest sel aastal 90 000 eurot. Eelmisel aastal maksis linnapood Tallinnale 120 000 eurot. Lisaks toetab Tallinn sel aastal toidupanka suurema summaga kui eelmisel aastal. Kui eelmisel aastal oli see 73 000 eurot, siis sel aastal on see 98 ja lisaks sellele
otsustas Tallinna linnavalitsus täna eraldada lisaks 15 000 toidupankale, et teenindada neid abivajajaid, kellel on probleemi sissetulekuga ja toidukraami sisseostmisega. Alati, kui mingeid ümberkorraldusi tehakse, siis tõepoolest jääb õhku rippuma küsimus, mis saab töötajatest. Antud juhul munitsipaalpoe töötajad koondatakse, nad saavad vastavalt töötatud staažile koondamise hüvitist, mis ei ole väga väike. Me kaalume tulevikus nendega läbi rääkides võimalusel nende kaasamist linnasüsteemi erinevatele ametikohtadele. Millised need läbirääkimised konkreetselt olema saavad, ma täna veel öelda ei saa, aga me igal juhul ei unusta neid inimesi ja proovime neid enda süsteemi jaoks säilitada.